6. käik podcasti toob teieni Betsafe. No nii, tervitused taas kõigile rallisõpradele. Kataloonia rallil on sõidetud ära laupäevane võistluspäev. Jäänud on veel üks päev ja asju on juhtunud, asju on palju juhtunud nii ralli sees kui ralli, või nii-öelda ralli siseselt kui ralli väliselt. Ja et kõike seda kokku võtta, on taas eetris mina, Raul Ojasaar siit Tallinnast ja Karl Kruda kaugelt Katalooniast. Tere, Karl! Tere, Raul! No see tänane päev oli selles suhtes põnev, et niisugust võistlust jätkus päris kõvasti, just igal katsel mingisugused sekundid kuskile läksid siia-sinna ja lõpuks, kui vaadata tänase päeva tulemusi, ainult tänase päeva aegu, siis Thierry Neuville ralli liidrina oli kõige kiirem. Ott Tänak, kes vahepeal võttis 4 katset järjest, tema siis sai teise koha, kaotas 4,6 sekundit ja järgnesid siis Sebastian Ogier, Dani Sordo, Jari-Mati Latvala, Elvin Evans ja Sebastian Loeb. No tundub, et Tänak ikkagi üldkokkuvõttes võib selle päevaga rahule jääda. Ma arvan küll, et ta on selle päevaga rahul, et ta tegelikult andis vastavalt oma olukorrale, et ikka andis päris palju Matuga koos kaotades tegelikult terve asfalti esimese päeva peale 4,6 sekundit Thierry'le ei ole paha, aga mis võib-olla kõige tähtsam, et ta suutis suure pinge panna peale siis Dani Sordole, võttes temalt ära tänase päevaga 10 sekundit ja mis võib-olla kõige suuremat võttes ära Sebastian Loebilt üle 20 sekundi ja möödudes ka temast viimasel katsel, lükates ta poodiumi kohalt välja ja lõpuks siis nii-enda selle Hyundai triole vahele tugis. Temal endale on see nagu väga kasulik ja oluline ja võib-olla tegelikult ikkagi jahtivale tiitli pretendendile tegelikult selline hea päeva lõpp ka, et ta tegelikult täitis võib-olla 1-2 eesmärgist, et ta teadis, et ta Loebi soove kätte peab saama ja ühe ta neist täna võttis ära, teisele jääb veel 3,1 homseks päevaks varuks, aga Sebastian Loeb on olnud 0,6 temast taga. Just, et kiirelt siis tulemused ka või see üldseis, et Thierry Neuville juhib rallit, Dani Sordo kaotab 21,5, Ott Tänak 24,6 ja Sebastian Loeb 25,2 ja 5. kohal Jari-Mati Latval on siis 46,8 sekundi kaugusel, ehk siis teine, 3., 4. Sordo, Tänak, Loeb on endiselt väga tihedalt koos 3,7 sekundi sees, kui täpne olla, nii et seal on kõik veel tegelikult lahtine, aga kui vaadata seda viimaste rallide mustrit või selle hooaja mustrit üldse, siis Dani Sordo tegelikult viimastel päevadel on päris tihti, vähemalt selline mulje on jäänud, et päris tihti tegelikult neid kohti ära andnud või sinna survele nii-öelda alla jäänud. Et Tänaku seisukohast näeb see asi päris hea välja ikkagi praegu. Kindlasti võib vaadata seda, et see näeb hea välja, aga teistpidi ka hooaja vältel, mis on Dani Sordo teinud. Dani Sordo on super ja suurepärane sõitja meeskonna jaoks, et tuues meeskonnale punkte. Võib-olla temal eelnevalt rallidelt need mõned 1-2 kohta ära anda nii-öelda, et nagu kindlalt autoga lõpuni tulla, kui siin keegi nagu survestab, et võib-olla ta tõesti laguneb ära. Teistpidi hetkel ei ole tal nagu nii suur mure, 3 Hyundai'd kõik, kes startisid, on ilusti rajal ja tegelikult ka veel tippvõitluses poodiumi kohtade peale, et olenemata olukorrast ja kui Danil näiteks midagi juhtub, siis Sebastian Loeb on ikkagi seal samas, et olemas olla. Ja sama vastupidi Sebastian Loebil, et siis jääb Dani Sordo veel nagu vastutama, et keegi saab ühe vea nendest nagu piltlikult teha. Selle peale, mis seal homme juhtuma hakkab, ma usun, et ta spekulatsioon võib olla mitmeid kuhu suunda, mis see läheb, aga ma arvan, et me enne ei saagi teada, kui siin uus päev on käes, stardituled on kustunud või siis roheliseks läinud ja mehed hakkavad jälle vajutama paremat jalga põrandale, et siis näeme, kes kuhu kukub. Just, võtame selle tänase päeva kronoloogiliselt ka kiirelt läbi. Hommikul saime kohe uudise teada, et Esa-Pekka Lappi ei saa täna jätkata. Lappi ei olnud eile liiga kiire, ei oleks ta ilmselt seal väga palju midagi mõjutanud, aga lihtsalt kahju, et üks tugev WRC auto vähem stardis oli. Takamoto Katsuta ka kohe seal alguses käigukasti mured tal olid esimese katse eel juba. Gear selection issue öeldi inglise keeles selle kohta, järelikult ei saanud käiku sisse või mis see täpsemalt tähendab? Sina oled nagu rohkem selle asjaga ilmselt sina peal. No võib-olla natukene rohkem, aga gear selection võib tähendada näiteks seda, et tal on elektroonika ja käigukasti vahel sensorites on mingi probleem ja jama.
kui otsekastis vahetid käiku, siis kui sa käigukongile paned käe peale, mida autokoolis öeldakse ka, et hoia 2 kätt rooli peal, mida sa pulgast hoiad, on tegelikult ralliautol on võib-olla see veelgi rohkem nii-öelda õrn koht, sellepärast et nii kui sa paned käe kongi peale, siis auto hakkab välja surema ja nii-öelda puterdama, sest esimene asi, mida sa teed, tal on süütekatkesti, et kui sa kangi tõmbad, siis ta alguses katkestab süütemootoril ära, et ta saaks selle käigu välja tõmmata ja siis kui sa tõmbad kangi edasi, siis sa tõmbad järgmise käigu sisse ja siis tuleb süütekatkesti nagu peale tagasi. Kui see süütekatkesti on sellest nii-öelda arvutuslikust meetodist, kui ta on nii-öelda sünkroonist väljas, siis on jube raske käiku tõmmata, isegi et kui see on hydrauliline nii-öelda nagu käigukast, mis on siis tänapäeva WRC autodel selle labaga rooli kõrval, et isegi see hydraulika ei löö seda käiku sisse või siis ta teeb lihtsalt nii palju haiget, et see hakkab endale tunduma ebanormaalne seal rooli kõrval. Et usun, et seal suurt palju muret ei ole, hommikul kui ma vaatamas käisin, siis ma teda kohe ei näinud ja siis ma lugesin ka, et tal mingi selline mure oli, küll aga ta vist lahendas teeäärdes selle ära ja ta sai ikkagi sõita tegelikult terve pika päeva ära ja tegelikult ei sõida ka üldse pahasti. Aga siin võib-olla isegi takast oli natukene ebaõnne, siis selle peale nüüd kirjutas mulle minu enda uuskaarlane Austraaliast, et Chris Meek tegi ikka suurepärase päevaga. Paul, mis sina sellest arvad? No Meek tegi seda, mida me päris tükk aega tema esitluses pole näinud, aga nüüd tuli see vana Chris Meek jälle välja, et avarii nagu iga teine selles suhtes, et lihtsalt vasakkurvis läks pikaks, läks liiga suure hooga sisse tagumise otsaga vastu seda barjääri ja sealt läks juba sellisesse väiksesse pesumasinasse, käis seal vastu kaljuseina, vastu barjääri uuesti vastu kaljuseina, et midagi pole teha, see Meek surus täna, tal ilmselt oligi see ülesanne antud, et suruda Mäkineni poolt neid Hyundai'd survestada ja seda ta tegelikult selle esimesel katsel tegi ka ju täiesti korralikult, kui ma õigesti mäletan, et sai seal teise aja kirja ja tõusis ka ju Tanis Ordost mööda, aga siis tõesti seal 8. katsel siis asi kõik pekki läks, nii et üks Toyota sealt tipust vähem, pole midagi teha, paratamatus. Kahju jah, tegelikult väga palju isegi sõita vist teist katset ei saanud, mina olin keset katset ja siis mina juba teda ei näinud. Oleks ka tahtnud teda näha täna asfaltidel sõitmas, aga mis on ikka, nägin palju teisi erinevaid sõitjaid ja väga põnev on vaadata, iga inimene, kes käib rallil ja nii palju, kui ma olen rääkinud, kõik jälgivad selliseid oma asju ja kõikidel on omad vaatevinklid, nurgad ja asjad, mida nad nagu jälgivad. Kellele meeldib servispargis käia ja vaadata, et kui õhtuses servises need autod tulid päeva jooksul on ja meile pealtvaatajatele nii palju infot ei jagata, kellel mis toimub, mis autodel viga on ja nii edasi, kas midagi on viga. Et siis mõned inimesed käivad servispargi ääres ootamas autosid ja hooldusalasse, siis nad hindavad igat mootorivõtme liigutust, võtmete arvu, kes mida teeb auto all, kui kiiresti mingid võtid haaratakse, kui palju keegi ringi jookseb, kas keegi on närviline või midagi, et reaalselt nagu ise pilt ette saada, et mis seal auto võiks viga olla või kui keeruline see olukord on see auto õigeks ajaks nii-öelda nagu servisesse välja saata. Mina teisisõnu käin jälle katsete ääres vaatamas, kes sõidab millise joonega, kuna pidurdatakse, miks keegi tegi niimoodi, millised autoseadistused, kes on närvilisemad, kes on ise rohkem kartlikumad rooli taga ja kelle autod on võib-olla rohkem üle juhitanud, ja siis tänase päeva puhul mina sain ka seda asfaltil on hea lihtne jälgida, jäävad mõnda kohta veel jooned ja märgid maha, et siis saab nagu võrrelda teistega, aga selline tänasest päeva võttes Ervini Vill tuli ikkagi ühtegi otse kõige julgemini ja kõige, tal oli kuidagi hästi siuke konkreetsus, mitte et ta oleks nagu liiga agressiivne olnud, aga ta oli hästi suur, konkreetne ja ta teab, et ta usaldas kõik juhtus ja ta kandis väga hilist roogu läbi, kellel siin Teemu Sunninen võib-olla hea vaatadult kõrvale, et ta oli natukene närviline ja palju keeras ratast ja auto ise nagu uus võib-olla natukene nagu tee peal, siis tegelikult oli ka minu jaoks väga põnev päev siin asfaltida. Just, ja kui tulemusi vaadata, siis Ott Tänak alustas päeva päris selliselt ettevaatlikult, osad kommentaatorid, Eesti rallisõbrad arvasid, et ehk võtabki rahulikult, aga mees ise ka tunnistas tegelikult nii lõunapausi ajal kui ka õhtul, et see hommik ei olnud tal kõige enesekindlam, ei leidnud sellist võib-olla õiget rütmi üles, aga siis
pärastlõunal ja seal hommiku lõpus hakkas nagu tulema ka ja 4 katsevõitu järjest lõpuks tuli, aga Neville ikkagi oma stabiilsusega näitas siis täna kokkuvõttes kõige kiiremat minekut. Aga mida veel sellest tänasest päevast rääkida, Citroën võib-olla võiks öelda, et on asfaldil taas selle kiiruse leidnud, et Sébastien Ogier, mees, kes siis täna alustas esimesena stardijärjekorra mõttes, tegi tegelikult ka väga tugeva päeva, kuigi ta ise ütles, et ega siin peale testimise nagu rohkem mingit erilist funktsiooni sel päeval ei olnud, et selle kohta võiks ka muidugi öelda, et mis sa testid, kui sa Toyotasse lähed, et asfaldiralli siin rohkem ei ole, on ju? Jah, ta väga selline väga hea nali. Aga võib olla kunagi mingi hetk veel tõsi, eks me ka näeme seda, kuuleme. Selle peale tõesti, tema puhul tegelikult on raske, eks ta ootab ka natukene, mis juhtub teistel ja kas juhtub midagi või Otil või Terri midagi juhtub, et ega tal on nagu lõpuks kõik tehtud, et Austraaliasse ta peab võib-olla vastu minema lihtsalt, et oma teist kohta kindlustada. Hetkel on veel õhkõrn võimalus, et ta võib nii-öelda tiitli peale sõita, aga tegelikult on 4 katset ainult jäänud, mis sellele kõik oma hinnangu annavad, kuidas see asi kõik edasi läheb. Selle peale ta sõitis väga hästi tegelikult võttes arvesse seda Citroeni eelmised aastaid, siis Hispaanias on alati kiire olnud. Hispaanias on super asfalt, väga hea pidamisega. Sellel autol, kui tal pidamine on, siis ta ei ole nii alajuhitav, kui Saksat või Kataluuniat mitte Kataluuniat, vaid Korsikat meenutada, siis pigem oli küsimus just alajuhitavusega, ei saa keerama, ei saa usaldama seda. Et siin nendel rallidel, mis on jäänud ringraja stiilsem välja, stiili poole peal rohkem ringraja moodi välja, et siis siin on natukene lihtsam selle autoga sina peal olla ja sellega kiiresti sõita, tegelikult on ka katsed kiired, mille peale täna, kui ma vaatasin siis eelnevatel aastatel, kui mina sõitsin, siis oli natukene kurvilisem, tehnilisem, oli rohkem määnamist ja keeramist siin praegustel juhtidel, need katsed olid küll nagu, mina kuulsin 2 korda nagu see auto piirajas oli kuskil metsa taga, et seda nagu Hispaanias muidu küll, kui sa fännid ja pealt vaatavad, peavad ise rohkem kuutima, kui need ralliautod nagu. Igatahes homme, kui selle juurde minna, siis homme väga põnev päev meid ees ootab. Võimalik, et Ott Tänakut lahutab MM-tiitlist 4 kiiruskatset, võimalik, et veel ei lahuta. Igatahes homme on päris pikk päev tegelikult ees, kuigi ainult 4 katset on sõita, need kõik katsed on suhteliselt korralikult pikad. Ott Tänak ise ütles selle esimese katse kohta, mis on siis 14. ja 16. et see on ilmselt kõige aeglasem asfaldikatse sel rallil ja see punktikatse, 20,7 kilomeetrist punktikatset ka, ma ei tea, kas olemegi sel hooajal üldse näinud, et punktikatse kohta ikka väga pikk trass. See on tõesti kõige pikem ja Riude Kanjes, mis on siis 14-16 on tõesti kõige aeglasem katse. Olenemata aastast, mis teid siin valitakse, jääb see kõige aeglasemaks katseks, algab hästi laialt selliselt 2-realiselt tee pealt mäe külje peal. Kui ei ole võimalik ligi pääseda, siis on see kurikuulus ringtee ja siis ta läheb kitsale mäe külje peale ja hästi aeglaste kurvide peale ja seal on, kui ta hea rütmi saad, siis saad kõva hoo. See on see katse, kus kiitkis ära Sébastien Ogier oma Kataluunia ralli võidu 2015 oli see aasta äkki Andres Mikkelsonile, kui ta Power Stage'il välja pani. Ja see katse on mõne inimese võttis samal, nagu ta võttis 1 aasta Martin Prokopi ratta alt ära ja kes sõitis siis lõpuni selle katse ja sai kõvasti teed, et nii-öelda reklaami sellele. Aga see katse iseloom on selline väga põnev, et sa natukene, seal mingi hetk tekib täpselt nii hea rütm sulle sisse selles autos, et seal sa pead ennast nagu tasakaalus hoidma, et sa üle pingutama ei läheks, mingi hetk pealt läheb huvitavaks ja Lammussaaret ma olen ka sõitnud ja ma olen ka nüüd sõitsin sellega läbi ja see on üks väga äge Power Stage selle peale. Seal on kõike aeglast kiiretuse krüttimist, mägedes, täiesti flat out'i ja libedaid kurve ja natukene tehnilisemad kohti, et see on homseks Poweriks, mis siis võib-olla ka paneb siin punkti ja väga märkimisväärse punkti ajakool, siis see on kindlasti katse, mida tasuks jälgida homme. Just, ja punktidest rääkides, siis üle ega ümber ei saame sellest, et natuke seda virtuaalset punktiseisu piilume.
kui see ralli peaks lõppema sellise seisuga nagu praegu, ehk siis MM-sarja mõttes olulised mehed, Neuville esimene, Tänak 3. ja Ogier 8, siis oleks punktiseis ilma punktikatseta Tänak 255, Neuville 224 ja Ogier 216, ehk siis Tänakul oleks 31-punktine edu. Tuletan meelde, 30 punktist edu on tal vaja, et kindlustada MM-tiitel Kataloonias. Ja sel juhul ilmselgelt jääks siis kõik punktikatse taha, ehk kui isegi kui Neuville punktikatse võidaks, siis Tänakule piisaks punktikatsel teisest kohast, et see tiitel kindlustada, sel juhul oleks neil siis täpselt võrdselt punkte, või mitte võrdselt punkte, vaid täpselt 30 punkti oleks Tänakul ja Neuvillil siis vahet, seda siis juhul, kui Neuville võidab ralli ja punktikatse ja Tänak siis saab rallil 3. koha ja punktikatsel 2. koha. Aga kui Tänak siin peaks mööda minema ka Dani Sordost ja saama 2. koha rallil, siis oleks asi muidugi tema mõttes 3 punkti võrra veel lihtsam, ehk siis Tänak 258, Neuville 224, ehk siis sel juhul piisaks Tänakule MM-tiitli kindlustamiseks juba ainult 2 lisapunktist punktikatsel, nii et seisud on päris okeid, isegi 4. kohaga, isegi 5. kohaga mingisugune teoreetiline võimalus on Tänakul see MM-tiitel kindlustada, aga sel juhul eeldaks seda, et Neuvillil punktikatse täielikult ebaõnnestub. Aga punktikatsest rääkides, siis mis sa arvad, mis strateegiaga üldse Hyundai näiteks punktikatset sõitma läheb, mis juhised Adamo oma meestele annab, sellepärast et kui me mõtleme selle peale, et nii Loeb kui Sordo, nad võivad võtta Tänakult punkte ära punktikatsel, aga kui nad väga kiired on, nad võivad ka Neuvillil punkte ära võtta, et mis sa arvad, mis see Adamo juhis on, et kas Loeb ja Sordo võtavad rahulikult, tulge kindlalt lõpuni, las see individuaalne tiitel läheb siis Tänakule, kui ta läheb, või siis nad üritavad ikkagi kuidagi veel Neuville'i peale seal mängida ja riskida minna täiega panema? See on tõesti selline huvitav küsimus ja huvitav teooria, mida üldse keegi homme siis nagu ette võtab. Siin suurt valikut ei ole, Hyundai meestel senimaani, kuni Power Stage'i veel ei ole. Kõik Dani Sordo, Neuville ja Loeb peavad kõik sõitma enam-vähem tempoga, lisaks siis Ott Tänakule jõudis punkti katsele. Neuvillil oleks vaja, et oma tiitlit veel õhus hoida, on tal vaja maksimaalseid punkte võtta, et tema peaks kindlasti selle 5 sihtima. See ralli on muidugi näidanud, et Neuvill on vääriline selle ralli võitjana siit välja astuma, tegelikult on super hästi sõitnud ja tänane päev nagu näitas ka väga hästi, et ta kontrollis oma juhtpositsiooni suurepäraselt. Mida siis teevad Loeb ja Sordo seal kõrval nagu raske on isegi öelda, mida lisaks mängivad rolli Elvin, Evans ja Sunninen veel. Ja mida teeb Sebastian Ogier, sest temal on ka ju 5 punkti vaja maksimaalselt, kui et oma mingit tiitlihõngu natukenegi nagu üleval hoida. Ogier on tõusnud hetkel 8. kohale meil, mis annab juba mõned punktid, kui 8. kohta annab 4 punkti, kui ta võtab 5 punktist, ta saab 9 punkti kokku. Et see on ka nii-öelda mingis mõistes tema jaoks natukene positiivne, mis ka ei juhtuks, aga pigem, kuna sõitjal puudub informatsioon seal autos, kui kellegi midagi juhtub, kui keegi kaotab aega, et keegi ei tea, mis aega nad sõidavad ja katse on nii pikk ka, et kõik on selleks hetkeks on kõik suure tõenäosusega katse peal, kui esimesed vennad juba lõpetavad. Ja Ogier on, kes peab esimesena sinna rajale minema. Võib-olla Neuville ja Sordo näevad, mis aega nad sõitsid, aga see on ka üks aeg, mida nad kokku üldse näevad, see, mis otsuseid meeskonnabossid peavad tegema öeldes sõitjatele, ütleme, et ma ei kujuta ette ja ma ei tahaks seda ise väga otsustada. Küll ma saaks sellega hakkama, aga lihtsalt ma usun, et olenemata asjast, mis lõpuks ütlevad, sõitjad ikkagi teevad seda nii, nagu nemad heaks arvavad. No ja tegelikult lisaks Adamole ju ka Tommy Mäkinenil suhteliselt mõnes mõttes sarnane küsimus õhus, et Chris Meek, temal ilmselt ju meeskondlike, või kui Latvala siin lõpuni tuleb kenasti, siis Meekil meeskondlike punkte nagu kaalul ei ole, temal on võimalus tegelikult punktikatsel minna, üritada, ma ei tea, kas Neuville punkte ära võtta, et Mäkinenil sama küsimus, et kas Meekile anda juhis, et mine pane täiega või mitte, või just, et võtta rahulikult ära hakka seal Tänakult punkte ära võtma. Ei tea, jah. Seal kõik variandid võivad olla nii-öelda autentsed, aga eks see on jällegi see,
miks ma ütlesin enne, et tuleb seda punkti katset homme kindlasti vaadata ja jälgida, sest ta võib olla mega põnev, aga loodetavasti ta ei ole siuke olukord nagu eelmine aastal Austraalias, et enne punkti katset selgus kõik ära, põhimõtteliselt seal oli vaja veerida. Tänase päeva seisuga peavad punkti katsel selle peale, et kes tahab kaitsta ja kes tahab mingit õrna lootust üles hoida, peavad ikkagi andma kõik endast, mida nad suudavad. Ja samas on nagu nii palju küsimuskohti või lisakohti teistele, mida nemad teevad, et kas nad hakkavad üldse sinna mängu nii-öelda nagu sebima, kui meeskond unda ei taha vaadata ainult Newvilli ja proovivad, et nii-öelda Newvillil oleks veel statistiline võimalus Austraalias oma tiitel võtta, siis peavad kõik Hyundai mehed kihutama, aga lisaks peab ka keegi teine teistest meeskondades ka Oti käest punkti suutma ära võtta. Jah, et praegu me pole ju veel Austraaliasse jõudnudki, et kõik see toimub veel Kataloonias, aga no see selleks, nagu sa ütlesid, see punkti katse on homme siuke must watch televisioon, et seda nii naljalt vahele ei saa jätta, tuleb tõesti väga huvitav rallipäev homme ja on siis tõesti õhus see, et asi võib väga õnnelikult meie jaoks lõppeda, aga vaatame, mida selle kõige kohta ütlevad Betsafe'i koefitsendid, ärme alusta seekord ralli võidust, sest see tundub, et Thierry Neuvillil suhteliselt selline selge või kindel 1,04 on tema siis ralli koefitsient, ikka alustasin sellest. Aga see sama küsimus, et kas Ott Tänak kindlustab siis MM-tiitli Kataloonia ralli järel, jah, 1,10 ainult see koefitsient ja ei 6,00, et noh, me oleme siin päris palju sellest rääkinud praegu, et midagi väikest peaks valesti minema, siis see 6 tundub ikka päris korralik koefitsient selle kohta, et 1,10 nagu natuke nadilt vähe. Natukene on vähe, jah, aga eks see pigem annab aimu sellest, et kõik inimesed arvavad, et see on väga reaalne. Et see on praegu juhtunud. Just, no erikoefitsiente veel, kes saab kõrgema koha, kas Dani Sordo või Sebastian Loeb? No, kui ma tuletan meelde seda, mis ma ütlesin, et Sordo ikka viimastel päevadel kipub millegi pärast ära vajuma, siis Sordo 1,80 ja Loeb 1,92, et see Loebi 1,92 võib-olla tundub natukene parem väärtus siin juhul, aga no eks... Aga tema lagunes ära eelviimasel päeval. Nojah, aga võib-olla seal oli mingisugune väike seadis küsimus, sest tegelikult ta hommikul ju ei olnud väga aeglane minu meelest, kui ma õigesti mäletan, ta alustas kiiresti päeva. Jah, aga kuidagi siis tuli laguunad peale. Nojah, et seal All Live'is ka arutati, et sõid äkki Daniel ja Leena sünnipäeva puhul natuke kooki lõuna ajal ja siis siuke väike uni tuli peale, on ju, jah, et kõike võib juhtuda. Nii. Aga seda ma tahtsin ka veel võib-olla oma sellest väljendusest nagu öelda, et ma nägin ka täna istusin lõpuks, ma läksin Service Parki ja ma nägin kõiki neid sõited, kui nad sisse tulid, toimusid meediasoon kiiresti, kui anti intervjuud ja sealt edasi läksid autod kaalude peale, kellel võeti kütuseproove ja mis, kellel kontrolliti teisi asju seal veel lisaks. Siis ma nägin ka kõike sõitnud ja kaardid, et kõik olid väga fokusseerinud ja väsinud ka sellest päevast muidugi, et pikk päev ka ja ilmselt enam-vähem hea ja rahvast ikkagi päris palju, mille peale tore oli näha neid vanumeestid ikkagi Lööbi ja Helena tegi vaikselt suutsusel nurgas ja oli siuksene, et ma ei saa üldse aru, miks ma siin olen, aga selline nagu positiivne õhk nagu peegeldus nendest inimesed lihtsalt tagasi, et nii nagu nautisid seda, mida nad üheselt teevad ka. Need päevad tundivad pikad nende jaoks, aga tasub ka neid väikseid nišše vaadata nendel hetkedel, kui sõitvad sisse tulevad ja välja lähevad minema, et mis siis just seal ümber toimub ja mida seal otsitakse, liigutakse ja joostakse. Iga kord, kui Tänak kaamerate mikrofonid ette pandi, siis üritati talt mingisugust nii-öelda emotsiooni välja pigistada, aga see pokkeri nägu püsis lõpuni välja, et iseasi, mis seal muidugi sees toimus tegelikult, aga noh, väliselt jäi ikkagi mees väga rahulikuks ja selliseks sihikindlaks. No, jah, väga ilus käitud. Otiga pokkerit mängida tõesti taha. Oota, aga läheme meie edasi kuulajate küsimuste rubriigi juurde. Küsib Laur, kas ja kui palju erineb kuivas sõitva auto seadistus märjas sõitva auto seadistusest? Et rehvivalikud hakkavad rohkem rolli mängima, aga kas ka midagi muud? Ikka natukene pehmemaks teed autot ja oleneb ka, kui palju kihma tuleb, mis rehvis alla paned. Üldjuhul kõigest lihtsam asi, mida
teha, oli, et ühendasid, kui läks väga märjaks, ühendasid eest tabika koldid lahti, et said nagu kiiresti pidamist autole. Kui sul nagu enesetunne natukene parem rooli taga ja teel on pidamist rohkem, siis sa võib-olla neid nagu lasid tabikad pehmemasse asendisse, või siis ei puutunud neid üldse ja liikusid ainult amortidele natukene pehmemasse just nii-öelda sukeldumist ja võib-olla tagumistele amortidele andsid natuke juurde pitchi ja siis nii-öelda löövad tagumikku natuke rohkem üles autol, et eest annab alla minna ja tagant ta viskab nagu üles, kui sa piduritel oled. Ja natukene rohkem just sellist nii-öelda paadi stiili, et sul ere võib-olla annaks amortidele rohkem mängimist, et sul tekiks rohkem küüdpidamist või sellest siis nimetatakse seda lateral gripiks. Et see muud suuri erinevusi lisaks sellele ei ole ja tee ääres, kui on tõesti ainult vihmane, siis võib-olla servises juba lähed pehmemate vedrude peale. Aga see, mis ma ikka võib-olla seletama, oli see, mis sa saad teha tee ääres, kui hakkab järsku vihma tulema mingil katsel või sa oled suundumas kuskile, mis tuleb üllatuslik reid. Nii, Marko esitab sükse, või ütleme, vandenõuteoreetik Marko lausa esitab sükse teooria meile, et huvitub meie arvamusest, et kas uudis Oti lepingust Hyundai'ga keset Kataloonia esimest päeva võiks olla kellegi infooperatsioon, et häirida Oti keskendumist rallile. Ja veelgi põnevam küsimus, kelle? Citroen, vahest ehk loogilisem oletus, 6-kordne maailmameister ja kompanii lasevad käiku viimased vahendid, et teadagi mis. Hyundai, keerulisem argumenteerida, kui Ott tõesti nende juurde läheb, keerulisem argumenteerida, kui Ott tõesti nende juurde läheb, siis oleks nagu huvide konflikt tulevikuga. Ja Toyota ise veelgi keerulisem argumenteerida, sest Oti tiitel peaks olema neile siiski esmatähtis. Isegi kui Ott nad 2 kuu pärast hülgaks. No ma ise lisaks võib-olla siia kolmanda mõtte, et äkki mingi variant on, et Oti enda tiim millegi pärast lekitas selle, aga eks see on päris huvitav teooria, see infooperatsioon, et nagu siin need EKRE ässad seal kaebasid, et suur infooperatsioon oli, kui siin nende minister maha võeti, et kas võis olla infooperatsioon? No, enda arvates mina just oleks niimoodi, et kui seda oleks tahetud teha natukene pahatahtlikult või nii-öelda kedagi mõjutada, siis mingis hetkes, siis on täis sellega hiljem. Ott oli ise rajal, et teda võib-olla ei saanud väga palju mõjutada, kui seal on otsused tehtud, siis tema neid ilmselgelt teab. Et kas see oli võib-olla kellegi teise mõjutanud, et siis annab õigus, et see võib-olla oli Oti meeskonda. Aga kõige raskem päev oli kruusa päev. Ja kui oleks kunagi kuskil midagi juhtunud või natukene tahtnud kellegile nii-öelda nagu mõtet kuskile hajutada, siis oleks sellel päeval nõunal saanud teha või hommikul tuleb seda kohe tegema. Et miks see jäeti miks see info lekkis viimases katsus viimases hetkes, seda see ei avaldanud nii palju mõju, sest sul oli õhtu öö ja sul oli uni või vahel, et sa said nii-öelda asfalti päevale, nii-öelda puhtale päevale vastu minna väga nii-öelda juba rahulikult ja unustatud võib-olla nendes asjades. Aga kas seal reaalselt taga mingi conspiracy theory oli seda, ma ei kujuta ette. No täna tuli meile uudis, et Tommy tegi mingi telefon varastati ära. Päev enne kui Ja, või mingi teema oli, et enne seda, kui see uudis välja tuli, et mine tea, kes see varas võis olla, kas see sama David Evans, kes selle uudise seal autospordis avalikustas või keegi teine, et seal mingisugused naljad juba sotsiaalmeedias igatahes liikusid, et kes see kõik võis olla, aga igatahes huvitav on, ütleme, sükest seevi ooperit WRC sarjas on üllatavalt palju olnud sel rallil. No ikka väga, ja tegelikult on tõesti huvitav, et selle peale, kui see telefon kellegi käes on, mis informatsioon sellel inimesel käes on. Ja seal võivad olla kõik lepingud, non-disclosure'id, kõik uuesti sõitjad ja absoluutselt kõik informatsioon üldse. Jah, aga telefon on lukus äkki ja ei saa ligi sellele lihtsalt. No selle peale tõesti tuleb loota, et Tommy kasutab parooli. Aga mis informatsioon võib veel kellegi käes olla ja teistpidi võib-olla see oli ka trikk, et lihtsalt öeldud, et mu telefon kadus ära, et võib-olla sellepärast keegi sai kuskilt informatsiooni, mis lekkis. Aga ei näe. Ei naljakas, see on tõesti hea seediopet. Sellisseason on päris pikalt kestab. Jah, ja kestab veel edasi, vähemalt senikaua, kui need ametlikult teada on, et meil tulevad, aga tõesti. Kuni on keer selline uue lepingu. Just. Vot, igatahes selline oli meil täna 6. käik, tuletan meelde, et jätkuvalt meie saatele saab annetada
kui lähete Delfisse selle uudise peale, kus 6. käik on, siis seal on selline nupp olemas, saad erinevaid summasid valida, mida te meile võite täiesti loovutada, kui teil on see soov, see ei ole mingil määral kohustuslik, meie saade jääb ikka tasuta, aga lihtsalt kes ise tahab, kellel see võimalus on, kes soovib meid toetada, siis see võimalus on tekitatud, nii et meie paneme siit pöidlalt pihku ja ootame väga seda homset päeva ja homset punktikatset ja võib-olla on meil homne saade ikkagi juba väga rõõmsats tujus, ütleme nii. Homme võib olla väga rõõmus päev, tõesti, aga minugi poolest tänud kuulamast ja eks siis homse päeva informatsiooni toome ka teieni. Just nii. Kohtumiseni! 6. käik podcasti tõi teieni Betsafe.